tervituseks mulle lausus. Tervist teil, valimised enam kaugel poole meil. Aeg ka teil nüüd otsus teha, mida ütleb teie süda, kas ehk valik mulle langeb teil. Ja või ei, aeg ka teil nüüd otsus teha, kuidas ütleb teie süda, kas ehk valik mulle langeb teil. Naerdes kõlas minu vastus, küll on halb, valida mul veel ei lasta noor veel maa. Aga aasta pärast õigus on mul osa võtta kõigest sellest asjast, räägime siis ka nii ja. Aga aasta pärast õigus on mul osa võtta kõigest sellest asjast, räägime siis ka. Bravo! Margus Indrek, palun tulge võtke istet. Tere, Andres. Tšau, Indrek. Indrek, see lugu läheb vist küll nüüd teleajalukku. Mis ära nüüd liialda, ei, siin on vist veel varem kui nalja saadud. Olid sellel lool nüüd ka mingi tagamõtte, mille te oma klassivenale mängisite? Muidugi. Valimised. Ta ei kandideeri ju. Me kõik ootame. Kõik ootame. Mul ei ole seda poliitilist rõhku veel õlgade peal. Ei, ära nüüd hakka. Sa kindlasti kuulud igasugustesse parteidesse, millest keegi midagi ei tea. Kahjuks te panete praegu täitsa musta auku. Kuulge, ma tulite kaasas, me käisime Miša Gorbatšoviga kohtumas selle impotendi unistus või selle torni, mis on seal Piirita teel, Maarjamäel. Seal juures käisime ja siis ma sain temaga kätt suruda ja tahtsin küll õudselt katsuda seda laiku, aga mõtlesin, et siis ma oleks siiamaani keldris istunud vist. Kas teie olite kaasas, kui me võitsime ära selle pronkssõduri juures seismise ja saime NSV Liidu post number 1 juurde Odessasse? Olite kaasas? Odessas ma ei käinud, aga selle pronkssõduri juures mina olin see, kes ma ei seisnud seal, aga ma viisin neid sinna ja tulin ära. Kas Indrek ei olnud Odessas kaasas? Ei, ma ei mäleta. Mina mäletan, me igavese tuleerust Odessas saaksime kohe miilitsasse. Sellepärast, et keegi, me olime väga imelikus vormis ja siis mingi tädike tuli tänaval vastu, küsis, kes te olete.